Nii et Elon Musk mõtleb Ühendkuningriigi ostmisele, jah, Inglismaa, ja internet on sellest täiesti pöördes. Kuidas see lugu siis alguse sai? Babylon Bee, mida enamik teist ilmselt juba tunneb kui täieliku satiiri veebisaiti, mis kasutab huumorit oluliste poliitiliste punktide tõestamiseks, kirjutas selle artikli. Elon Musk ostab Ühendkuningriigi, et kehtestada seal sõnavabadus. Nüüd, neile, kes konteksti ei tea, oli tegelikult Babylon Bee postitus see, mis eemaldati ja nende kontot keelduti taastamast. See oli üks neist asjadest, mis pani Elon Muski kunagi mõtlema X-i ostmisele. Ja sellele postitusele, mis on taas selgelt nali, vastab Elon Musk öeldes, kui palju see maksab. Sellel säutsul on nüüd rohkem vaatamisi kui tegelikult artiklil Elon Muskist, kes kaalub Ühendkuningriigi ostmist. Ja nagu võite ette kujutada, interneti meemi ei lõpe kunagi, sest inimesed lihtsalt ei suuda seda taluda. Selle kontekst on see, et loomulikult ostis Elon Musk X-i ja me räägime kohe, miks ta seda tegi, aga ka see, et Ühendkuningriik kaotab sõnavabaduse täiesti hullumeelsel viisil. Neil on kõige rohkem arreteerimisi sotsiaalmeedia postituste ees, ma arvan, et rohkem kui üheski teises riigis maailmas praegu. Ja nad suruvad seda nii palju maha kui võimalik. Ma mõtlen, inimesed on hirmul oma arvamust avaldada, poliitiliste parteide vastu sõna võtta, et üldse midagi internetis öelda. Midagi, mida võiks pidada vastuoluliseks. Olgu see siis immigratsiooni või terrorismi vastu, mis on iseenesest hullumeelne, või midagi vasakpoolsete vastu, sest see võib sind kohe viia arreteerimiseni, terrorismisüüdistustega ja nii edasi. See on hullumeelne. Ja Elon Musk on sellele tähelepanu pööranud ja seda esile tõstnud. Ta on toonud esile lugusid Ühendkuningriigis toimuvatest laste seksuaalse ärakasutamise jõukudest, islami ülevõtmisest, Pakistani probleemidest ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd on ta seda teinud. Ja jälle inimesed ei suuda sellega toime tulla. Ma mõtlen, vaadake seda videot, mida Elon Musk just uuesti jagas. Behave. Ma mõtlen, milline julgus sellel mehel on, et seda postitada. Hämmastav. Okei, aitab sellest, sest loomulikult on palju tehnilisi küsimusi selle kohta, kas Elon Musk saab tegelikult riiki osta ja kui sa tead, kui suur on Ühendkuningriigi võlg, siis pole see ilmselt nii keeruline. Aga muidugi ma lihtsalt liialdan ja teen nalja, sest jah, riigi ostmine on väga keeruline asi ja pole sugugi selge, et see on midagi, mida Elon Musk suudaks teha. Aga mõte on siin sama. Mõte on siin äärmiselt oluline, sest ta püüab öelda, et midagi tuleb ette võtta, midagi peab muutuma. Ja internet on temaga nõus. Kui saad teada, et Ühendkuningriigi ostmine maksab sulle ainult paar miljonit kitse Fox Newsi andmetel, see viitab Ühendkuningriigi islamiseerimisele. Siin on veel üks neist kohutavatest meemidest, eks, kus Elon mängu tuleb. Šotimaa, Wales. Kuule, kui palju maksab kogu Ühendkuningriik? Võtan Inglismaa, Šotimaa, Walesi, aktsendid, vihma, järjekorras seismise kultuuri, kõik. Ütle oma hind. Dogecoin, Tesla aktsiad või ma võin lihtsalt sulle Venmo kaudu maksta. Härra Musk, Ühendkuningriik ei ole müüdiks. See on suveräänne riik, mitte üks teie veebipõhistest ostukorvidest. Okei, lahe. Aga mis siis, kui ma lihtsalt omandan selle? Vaenulik ülevõtmine. Panen nimeks X kuningriik. Absoluutne sõnavabadus kõigile. Täht on nüüd valikuline. Samuti teen Big Benist hiiglasliku X-i. Mitte mingil juhul. See on naeruväärne. Kroon ei pea läbirääkimisi. Vaata seda. Õnnitlused, teie majesteet. Te just nõustusite tingimustega. Ühendkuningriik on nüüd igaveseks vaba. X-i kasutustingimuste alusel. Punkt 69. Kõik monarhiad saavad X-kordi tütarettevõteteks. Tere tulemast perekonda, Chuck. Just sain Ühendkuningriigi tasuta endale chat. Uus riik lisandus. Kes tahab olla Šotimaa kuberner? Saatke omad CV-d vastustesse. Muidugi, see teeb nalja Elon Muski ja prints Charlesi, kuningas Charlesi üle ja igatahes siin, see on Lawrence Foxilt. Suurbritannia peaks talle raha võlgnema. Nii hull ongi meie olukord. TV Politics Elon Musk on küsinud, kui palju maksaks Ühendkuningriigi ostmine ja seal sõnavabaduse kehtestamine. Tuletan kõigile meelde, miks ta omal ajal otsustas X-i osta. Põhjus, miks ma tundsin, et on oluline Twitter ära osta, oli see, et ma tõesti tundsin, kuidas seinad mu ümber koomale tõmbuvad.
see oli ennekuulmatu, et nad peatasid ametis oleva presidendi konto. See on hullumeelne. Ja ma arvan, et see oli ainult aja küsimus, millal nad minu konto peatavad ja kindlasti arvestades asju, mida ma viimasel ajal olen öelnud, oleksid nad mind igal juhul blokeerinud. Twitter ja peaaegu kõik sotsiaalmeediaettevõtted ja Google ja kõik teised on kaugele vasakule kalduvate aktivistide kontrolli all. See ongi tõde. Kuidas sa tead, mis on päris, kui kõik on filtreeritud läbi kaugele vasakpoolse San Francisco ja Berkeley prisma? Nad manipuleerivad tõde pidevalt. Ma mõtlen, see on nii uskumatult tõsi ja me teame, kui paljudest lugudest me ei saaks teada ega neid näha, kui Elon Musk poleks X-i ostnud. Ja muidugi, idee Ühendkuningriigi ostmisest on nali, aga selle üle rääkimise tähtsus. See mees päästis minu arvates üksinda sõnavabaduse. Ta tegi midagi, mida keegi teine poleks suutnud ja kasutas oma raha heaks otstarbeks. Ja märkan tihti hommikul üles olles uskumatult tänulik, et Elon Musk on õigel poolel, sest kui ta ei oleks, meil oleks tõsiseid probleeme. Aga tema on see, kes räägib neist lugudest, toob need päevavalgele, jagab neid ja lubab inimestel neid internetis arutada ilma, et neid keelataks. Ma mõtlen, see oli võimatu. Ja see, mis toimub Ühendkuningriigis, on samuti võimatu. Inimesed kardavad sõna võtta, nad ei saa sõna võtta. Ja see ongi osa põhjusest, miks see on jõudnud uudistesse, isegi riiklikesse uudistesse. Et ta säutsus, küsides, kui palju selle ostmine maksab, sest inimesed saavad aru, kui hull see olukord on. Aasta on 2017. Ja Elon Musk on kohe postitamas Twitteri ajaloo kõige olulisemat säutsu. Elon Musk ütleb, mulle meeldib Twitter. Ja mingi suvaline tüüp ütleb, sa peaksid selle ära ostma. Ja Elon küsib, kui palju see maksab? Tõenäoliselt mitte palju. Ja Elon Musk ütleb, võib-olla ma teen seda. Ja mis edasi saab? $44 miljardit sularahas, et muuta kogu ettevõte eraettevõtteks. Hinnaga $54 aktsia kohta. Elon Musk ostab Twitteri ja postitab siis selle video. let that sink in, ütleb Elon Musk. Hämmastav, ta on väga naljakas. 1,2 miljonit meeldimist, 197 000 jagamist, 2022. Lihtsalt ütlen, et sa peaksid. Võta Elonit sellistel hetkedel tõsiselt. Ja muidugi sellest ajast alates on ta ainult võimsamaks saanud. Elon Musk oli tol ajal alles sentatriljonär. Nüüd on ta väärt umbes $1 triljon, mis see 100 miljardit siis ära ei ole. Ja midagi uut just juhtus. Elon Musk ostis Ühendkuningriigi, et kehtestada seal sõnavabadus. See on huvitav. Babylon B, sain aru, okei. See paroodialeht. Ole nüüd, Benny, sa suudad paremini kui see. Sa oleksid pidanud teadma, et see oli paroodia. Elon Muski postitus. Kui palju see maksab? Ja jälle sama lugu. Hakkame pihta. Kas riike saab osta? Ma mõtlen, Epstein käis ja ostis saari. nii see algab. Kas riike saab osta? Ma ei tea. Kas Ühendkuningriik oleks $1 triljoni väärt? Meemid on hindamatud. Elon Musk küsib, kas ta saab Ühendkuningriigi osta. Peab seda armastama. Kui sa teada, et Ühendkuningriigi ostmine maksab ainult... Vot nii, tal on samad meemid, mis mulgi. Ma arvan, et need meemid lähevad praegu viraalseks. Aga vaata, see ongi asi. Lõppkokkuvõttes ei ole asi alati päris tegudes. Küsimus ei ole selles, kas Elon Musk tegelikult ostab Ühendkuningriigi, vaid sa juhid tähelepanu sellele, et Ühendkuningriik tulebki osta, et päästa sõnavabadus. Ja ma loodan, et just see annab Ühendkuningriigi inimestele aru saama, et neil on midagi, mille eest võidelda. Et Elon Musk läks sõnavabadust ostma, ostes X-i, ostes Twitteri ja see oli hullumeelne tegu. Ja mõnikord tulebki teha hullumeelseid asju, et sõnavabadust tagasi saada. Muidugi ma ei räägi vägivallast ja ma ei räägi kunagi vägivallast, aga on oluline mõista, et sa oled radikaalses võitluses, et sa võitled millegi hullumeelse vastu, mis püüab sind alla suruda. Ja kui keegi peab tulema ja suisa sinu riigi välja ostma, et inimestel oleks võimalik rääkida, siis tähendab see, et sul on mingisugune kohustus püüda seda seest poolt paremaks muuta, valida õigeid inimesi, minna välja ja avalikult sõna võtta, isegi kui see on hirmutav, ning rääkida ka sellest, mis hinnaga see sõnavõtmine tuleb. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Need on need asjad, mis lõpuks muudavad midagi. Ja kõik, kes tahavad Ühendkuningriiki päästa, peavad mõistma, et sa ei saa oodata Elon Muski väljaostu. Sa pead ise täna muutusi tegema. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid, Mätta.